Kaire! Tere! No koondamine on üks põhjus, kuidas võib lõppeda töösuhe. Mis selle koondamisteate taga tavaliselt siis on? No, koondamine tähendab ülesütlemist majanduslikel põhjustel, et seal laias plaanis on seal 3 põhjust, et kas on töömaht oluliselt vähenenud, näiteks meil ongi tellimuste arv vähenenud kuskil tootmisettevõttes või koolis on õpilaste arv oluliselt vähenenud, et meil enam ei ole sama paljudel inimestele tööd või samasugustel koormusel tööd. Teine põhjus on, et ümberstruktureerimine, seda tehakse hästi palju, pigem suuremates ettevõtetes, et kas osakonnad kuidagi struktureeritakse ümber, ametikohad liidetakse, lahutatakse ja väiksemates ka, et kui on tarvis midagi kokku tõmmata, et siis ametikohad võidakse liita ja seoses sellega siis muutub, ütleme, see töö iseloom. Ja 3. põhjus on töö lõppemine muul juhul, seaduses on niimoodi kirjas ja see muu juht võib olla, kas me võtame uue infotehnoloogilise mingisuguse vahendi kasutusele, näiteks nutikassa, eks ju, või siis võib-olla ka selline olukord, et hakatakse näiteks tööd või teenust sisse ostma, see küll läheb rohkem struktureerimise alla, et näiteks raamatupidamusteenus, mida paljudes ettevõtetes enam ei ole võib-olla kohapeal raamatupidajad või ka näiteks koristaja, siis tellitakse raamatupidamusteenus või koristusteenus sisse, et see on ka põhjus, kus töötaja võib oma tööst ilma jääda. Ja see majanduslik põhjus, ükskõik milline ta nendest on, peab siis kaasa tooma selle, et töötajal ei saa samasugustel tingimustel enam tööd anda. Et näiteks koolis ongi töömaht vähenenud, meil on täiskohaga õpetaja, tal ei ole enam täiskohta anda, pole nii palju tunde ja siis saab pakkuda näiteks poole kohaga tööd. Et mingisugune tingimus töötaja enda lepingus peab siis muutuma, on siis töötasu, ülesanded, koormus või asukoht, et kui ettevõtted näiteks kolivad, et see on ka ümberstruktureerimise alla läheb, et kolib ettevõtte Tallinnast, näiteks, ma ei tea, Haapsallu koos oma tootmisega. Aga millised need töötajaõigused üldse selle koondamise korral on? Kindlasti üks on see, et tal on õigus võimaluse korral siis saada teist tööpakkumist. Kui me tuleme jälle seesama näite juurde tagasi, et koolis on õpilaste arv vähenenud, siis pakume näiteks bioloogiaõpetajale poole koormusega tööd ja siis tekib see valiku koht, et kas ma nüüd saan koondamise või ikkagi töökoht, et ma soovin, et töökoht säiliks mingil moel, ma võtan selle poole kohaga koormuse vastu või siis kui on ümberstruktureerimine, et ma ei tea, ütleme, liidetakse sekretäri ja administraatori ametikoht, talle pakutakse uute tööülesannetega kohta siis ja ta võib siis otsustada, et kas talle sobib või see sobi. Ehk siis see õigus on see, et tal on õigus saada võimaluse korral teise tööpakkumist tööandja käest. Aga kas kõiki inimesi võib koondada või on seal ka üldse mingid sellised agakohad, keda nagu ei tohiks? Ja keda rohkem võib? Seal on agakohad küll, et koondada ei tohi üldse rasedat, välja arvatud juhul, kui ütleme, ettevõte täiesti lõpetab tegevuse. Aga kui ettevõte jääb eksisteerima, ütleme, et ta kolibki ühes kohas teise, et ta jääb iseenesest alles, et siis rasedat töötajat koondada ei tohi. Siis alla 3-aastase lapse vanemal on eelisõigus tööle jäämisel ja siis ka töötajate esindajatel. Et see eelisõigus tähendab siis seda, et ütleme, meil on näiteks 4 raamatupidajat, tarvis on koondada 2, siis me alles jätame need, kellel on alla 3-aastane laps ja siis valime koondatava siis nende seas, kellel ei ole seda eelisõigust. Aga milliseid hüvitisi makstakse üldse nendele, keda siis koondatakse ja mille põhjal seda arvutatakse? Töötajad saavad olenevalt tööstaažist, ükskõik on see lühikene, on see pikk, alati 1 kuu koondamishüvitise tööandja käest. Seda arvutatakse töötaja viimase 6 kuu keskmise töötasude põhjal. Nüüd, kui töötaja tööstaaž on üle 5 aasta, siis riik tuleb appi, ehk siis töötukassa maksab töötajale juurde 1 kuu koondamishüvitise ja kui tööstaaž on üle 10 aasta, siis selles konkreetses ettevõttes, mitte üldiselt, siis töötukassa maksab juurde 2 kuud, ehk siis kokku on võimalik töötajal saada 3 kuu koondamishüvitis siis tööandja töötukassa koostöös. Ja siis tuleb järgida etteteatamistähtaega. Vastavalt staažil on siis, kui on alla aasta 15 päeva, aasta kuni 5 aastat 30 päeva, 5 kuni 10 aastat 60 päeva, sealt edasi 90 päeva. Ja kui nüüd tööandja näiteks koondab päeva pealt inimese, kelle tööstaaž tema ettevõttes on 10 aastat, siis tööandja maksab hüvitist vähem ette teavitatud aja eest, antud juhul selle 90 kalendripäeva eest.
Kas on veel mingid küsimused, millega tihti teie poole pöördutakse seoses koondamisega? Kõige põhilisemad küsimused ongi see, et kas, kui palju hüvitisi peab saama, kuidas arvutada ja teine hästi suur küsimuste rühm on siis need lapsehoolduspuhkusel ka siis olevad emad, isad või siis just naasvad. Et need, kes on lapsehoolduspuhkusel, neid me ka ei saa koondada koos rasedatega siis, aga kui ta juba naaseb, et on tagasi tööl ja tal on alla 3-aastane laps, siis me hakkame rääkima eelisõigusest, et kas tal siis on või ei ole see, et oleneb vana ta laps on ja kas siis on võrreldavad ametikohad või ei ole võrreldavad ametikohad. Et kui on näiteks meil ainult üks sekretär ja koondada on vaja ainult üks sekretär, et siis võib koondada ka eelisõigusega oleva töötaja. Et need on kõige põhilisemad, et kuidas arvutada, kas arvutada, kui suurelt ja lapsehoolduspuhkuselt kas siis naasvad naised või siis mehed või siis rasedate kohta küsitakse ka. Nii et kui on ikkagi küsimusi, siis julgelt teie poole pöörduda? Ja, et ennem kui ütleme, kas siis tööandja hakkab koondama või töötaja juba kuuleb sõna koondamine, et tasuks ju endale võib-olla ka mingisugune taustainfo hankida, et siis saab helistada Tööinspektsioonile esmaspäevast reedeni 9:30 646 000 või siis kirjutada meie juristile jurist@ei.ee. Aitäh sulle! Aitäh! Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.